Tere õhtust kõigile! Tere tulemast 8. Power Estonia laivi. Minu nimi on Rudolf Kasper ja me oleme siukseid laive juba korraldanud üle 1,5 kuu ja nende laivide eesmärk on siis inspireerida inimesi erinevate valdkondade edukate ja lahedate inimestega, kes on meile silma paistnud. Ja laiemalt Power Estonia kogukonna mõte, mida me siis loome, on viia kokku erinevate valdkondade noori, kes on edumeelsed ja luua siis siukest keskkonda ja community't inimestele, kes tahavad kuhugi edus jõuda. Ja täna meil on mega äge esineja, kes on, ma arvan, et väga suure kireallikas, sest ta tegeleb sellega, mis on tema kirg ja sellest aga täna rääkima tuli, et Aveli, kas sa kuuled meid? Kas sa oled meiega? Ja tere! Väga lahe! Kuulen. Ma olen Aveli ja ma siis olen üldiselt pärit üldse Raplast, viimased 10 aastat elanud siis Haapsalus ja viimased päris 2 aastat siis Tallinnas. Ja tänaseks hetkeks ma õpin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Ma õpin muusikaõpetajaks ja minu siis kõrvaleriala on koorijuht. Seega minust võib ühel hetkel saada äge dirigent, loodetavasti ka õpetaja. Ja peale oma kooli ma jõuan veel tegeleda ka tööga. Ma olen Luminori pensionifondide müügiagent ja kui see koroona nüüd üle läheks, siis ma olen ka ühe väikse armsa meeskoori dirigent. Vau! Kas sa magad ka või sa ainult laulad ja tegutsed? No mul magamiseks jääb ka mõni tund. Okei, väga lahe, väga lahe. Okei, see on nagu väga mitmekesine. Ma mõtlen nagu, et tavaliselt vaata muusika on siuke nagu ütleme siis võib-olla ta on nagu loovtegevus, aga nagu pensionifondid, see kõlab nagu väga karm matemaatika siuke pool, et ma lihtsalt algu nagu enne, kui me läheme selle põhi nagu teema juurde, et kuidas sa nagu nii mitmes valdkonnas tegutsed ja kuidas sa jõudsid nende nagu mõlema asjani? Ütleme, et muusikani ma jõudsin, ma arvan, et see oli minu jaoks nagu hästi loogiline, sest mu isa on dirigent ja ta on juhatanud 20 aastat ühte ägedat meeskvintetti ja muusika oli minu kodus juba sellest ajast peale, kui ma mäletan. Ehk siis mul on mingid pilte, kus ma olen täiesti beebi ja ma istun kuskil klaveri taga ja isa laulab mulle, et selles suhtes, et muusika on minu jaoks olnud nagu kuidagi hästi ilmselge, et ma olen selle sees kasvanud ja ma ei ole selle juurde otseselt kuidagi nagu jõudnud. Küll aga see pensioni teema, see tuli mulle endale ka natuke üllatuseks, aga lihtsalt ma otsisin tööd ja siis ma kuidagi vaatasin, et mu elukaaslane ütles mulle ka tol hetkel, et tegelikult on äge ja tule ja proovi ja siis selles mõttes see on ikkagi sarnane, et mingis mõttes on kindlasti matemaatika, sa pead seda tehniliselt seda tööd teadma, aga inimestega suhtlemine on, ma teen seda läbi muusika ka selles suhtes, et ma arvan, et see üks eriala toetab teist ja vastupidi. Okei, mul sai siit ühe küsimuse, et mul endal pähe tekkis siis, et kas sa hakkasid enne kõndima või laulma? Ma ei tea seda. Laulja ütleb ka, et kõigepealt hakkasid laulma ja siis hakkasid kõndima. Ma ei tea seda, ma ikkagi eeldan, et ma ikkagi kõigepealt lälisesin ja siis kõndisin ja siis laulsin. Okei, selge. Väga hea. Aga miks ma üldse seda nagu laulmise poolega on ka, ma mõtlen, et nagu sa ütlesid, et sa alustasid laulmisega, sa tegelikult ei teagi täpselt, millal sa alustasid, aga sa oled nüüd nagu põhimõtteliselt terve elu laulmisega tegelenud, sa oled sellele nagu kindlaks jäänud. Et ma tean nagu näiteks, kui mina olin 6-aastane, tahtsin ma presidendiks saada. Et mina nagu sellele kirele kindlaks ei jäänud. Et nagu kuidas sa oled nagu arvustanud nagu elu vältel, et see on just see sinu valdkond ja kuidas sa oled nagu suutnud sellele nii-öelda kindlaks jääda, et nagu ütleme, et ongi, et nagu kuidas sa nagu oled nagu teadnud või kuidas sa tunned seda, et see on just see sinu väljund või? No ma arvan, et see paljustki tuleb mul isast, et ma näen, kui palju tema on sellega nagu tegelenud ja kuna see muusika meil kodus kogu aeg helises ja paljud proovid olid meie kodus ja mulle tohutult meeldis jälgida seda, kuidas ta neid proove teeb ja kui ma meeskvintet sai 20, siis ma pidasin ka kõne, et kuidas ma olin mingi 8-aastane ja siis ma vajutasin seal mingit klahve, ma olin ülitähtis oma arust ja kuidagi see muusika on minu jaoks nagu väljendusvahend, et ma saan sellega midagi öelda, ma lähen alati lavale midagi ütlema, ma ei lähe kunagi lavale lihtsalt sellepärast, et midagi lihtsalt laulda, et inimestel oleks näpud püsti või midagi. Ma lähen alati midagi ütlema ja
ma ei saa sinna midagi, ma ei oska seda nagu paremini kirjeldada, kui lihtsalt see, et see on nagu üks osa minust ja see jääb alati üheks osaks minust. Ja see on mu kõige suurem armastus üldse muusika, et ma ei saa sulle nagu otseselt vastata, et miks just see, see on lihtsalt see, mis mu silma särama paneb. Väga lahe. Ma just mul tuli selle jutuga praegu meelde see, et ma eelmine nädal kohtasin ühe noormehega, keda ma polnud pikalt näinud ja tema ütles, et tema nagu salajaseks kireks on ka laulmine, ta rääkis nagu muusika, selle kirjutamine, siuke pool on ju. Ja ta ütles, et ta on alati nagu, et ta on nagu ise õppinud või midagi, aga ta ei julge nagu avalikult sellega välja tulla. Et nagu, et äkki keegi temast nagu sa ütlesid, sa praegu sul silmas ärama, et äkki keegi nagu ei arva sellest midagi head, et kas sul on ka kunagi mingi siuke tunne olnud või oled sa nagu selle julguse kohe saanud, et esineda? Ei, eks selles mõttes, et ma olin üsna väike, kui ma esimest korda esinesin. Ma eeldan, et kuskil 4-5 aastane. Üldiselt ma ei kartnud kunagi esinemist. Ütleme, see on tulnud pigem vanemas eas, kus mul on nagu teiste arvamus kuidagi rohkem korda läinud. Aga üldiselt nagu, eks ma ikka olen muretsenud, selles mõttes, et ma ei ole kunagi kirjutanud ise ühtegi laulu, et võib-olla kui ma ise oleks mingi laulu kirjutanud või midagi, et siis see oleks nagu selline, et kas see nagu on okei või kas see läheb peale. Aga ütleme, et kui ma lähen esinema või laulma, siis ma ei muretse selle peale, kas ma kõigile meeldin. Ma tean, et ma teen õiget asja. Kui ma ise seda seal lava peal armastan, siis armastavad need teised ka, kes mind kuulavad. Okei, see on väga hea suhtumine. Ma mõtlen, et ma tean nagu, kuna ma olen natuke ikkagi, ma ilmselgelt olen võõra muusika valdkonnas kui sina on ja siis ma jäin talle nagu selle soovituse andmise kätte, aga nüüd ma tean nagu, et julgustada jääma kindlaks endale, et kui sul endale meeldib, siis tegelikult peab kellelegi veel meeldima. Et jah, ma loodan, et see käib minu laulmise kohta ka. Okei, aga põhiliselt ütleme, kui me räägime täna kindlasti mõned inimesed, kes meid ka kuulavad, on nagu muusikaga tegelejad ja ma kohe nagu tegelikult läheks detailidesse ka, kuidas see õppimine täpselt välja näeb ja kuidas sinna kooli jõudsid. Aga veel nagu võib-olla laiemalt just nagu jõuda selle nagu muusika eriala või laulmine või kogu ütleme siuke eriala, et see on kindlasti, mõndadel inimestel see on nagu unistus on, et sa kujutad ette, et sa oled maailma suurtel lavadel on, aga samal ajal nagu kui sa päriselt sinna teekonnal astud, et ega igaüks ei jõua sinna maailma lavadele on. Aga kui nüüd on keegi see, kes nagu tunneb, et ta tahaks nagu laulmisega või kogu selle poolega nagu tegelema hakata, et kas sul on nagu mingid soovitusi neile just konkreetselt, et nagu sellele nagu sihtgrupile? Ma mõtlen nagu, ma just enne mõtlesin selle küsimuse peale, et kui nagu mina tuleks kuskilt nullist, siis ma alustaks, kui ma ei oleks nagu väga kindel endas ja selles, kuidas ma laulan, siis esiteks ma alustaks mingist koorist näiteks, sellepärast, et sa ei pea kooris üksi laulma, seal on teised ka ja sellega on kuidagi palju kindlam. Selleks avanebki nüüd võimalus ka, et augustikuust oleme mina ja mu üks hullult äge, hästi andekas sõbranna tegemas oma koori, kes pürgib laulupeole ja ma arvan, et see on täpselt õige selline projekt ja asi, kus kaasa lüüa, kui sa veel ei ole endas kindel ka, siis me paneme laulma, kõik paneme laulma. Ja teiseks on ka see, et kui sa tunned, et sa ikkagi tahad, siis igal pool on tegelikult väga palju ägedaid eraõpetajaid ja tegelikult, kuna ma ise olen seda erialast kõrgharidust omandamas, siis absoluutselt alati võib ka mulle kirjutada ja märku anda endast, et ma olen ka hea meelega nõus aitama. Et kui ma ise ei oska aidata sind laulma õpetada, kuigi ma arvan, et ma oskan, siis ma tean ka palju ägedaid õpetajaid, kes on nõus seda ka kindlasti tegema. Kindlasti tuleb minna proovima. Ja nüüd see sinu enda koor, nagu ma eelneva õhtuga kokku võin, siis see on ainult meestele, et kui meil on mingid või sinna saavad ka naise siis neil. Üldiselt see koor, mida ma praegu nagu teen, see on koos mu isaga ja see on tõesti meeskoor ainult. Aga see, mida me hakkame selle ägeda sõbrannaga tegema, see tuleb noorte segakoor ja sinna on oodatud kõik ägedad noored. Väga hea. Ma lihtsalt kõigile meie kuulajatele ütlen ka, et see siis siia alla video alla, kui me selle YouTube'i üles paneme, tulevad kõik need kanalid, kus avalikes põhjendust, et siis me nüüd ootame, et sul on nagu see direct message, see on nagu fullis kõik, et ja kirjutage mulle kõik. Jah, aga okei, aga läheme natuke detailidest. Ma mõtlengi, et nagu üks on nagu muusikaga tegelemine ja laulmine, et ongi näiteks kooris käimine, et ma kujutan ette, et ütleme, et kooris sa käid nii, et sul võivad olla ka teised väljundid ja seda, aga sina oled nagu pühendunud põhiliselt, praegu oma noore elu põhiliselt ainult muusikale.
et kuidas sa nagu, kas see oli nagu näiteks, kui sa nagu ütleme, kui me räägime kõrgkooli minekust, et kas sa olid nagu kindel, et vot, et see on see eriala, mis sa lähed õppima või sul oli ka nagu kahtlusi? See on hästi tore küsimus. Ma tegelikult tegin oma noores elus ka ühe lolluse. Ühesõnaga, kui ma Haapsalusse kolisin, siis mind pandi muusikakooli. Ja mulle meeldis seal, sest ma käisin seal laulmas, aga kõik see teooria, mis ma seal muusikakoolis ikka tuleb teooriat ka õppida ja sellised kuivaineid on ka nii-öelda, need mulle üldse ei meeldinud. Ja mul valutas iga esmaspäev pea, kui mul oli see muusikateooriatund ja ma ei tahtnud sinna minna. Ja siis see õpetaja, kes mul too hetk seal oli, ütles, et tema läheb muusikakoolist ära, et tema teeb oma stuudio. Ja mina olin 100% kindel, et siis mina ka sinna muusikakooli enam ei jää. Siis tekitas kodus ikka paraja poleemika, et kuidas siis Aveli ei lähe ikka muusikakooli enam ja siis meil ikka isaga tekkis selline väike konflikt. Tema ütles, et mina pean seal käima. Ma olen siuke kange tulerõk, mina ütlesin, et mina ei pea kuskil käima, kui mina ei taha ja siis ma tulin sealt ära. Ja siis ma käisingi stuudios ja siis mul on olnud hästi ägedad erinevad lauluõpetajad. Küll aga ei ole ma õppinud oma elus põhimõtteliselt ühtegi päeva muusikateooriat. Ja siis, kui ma olin 12. klassis, siis mu muusikaõpetaja Karin küsis mu käest, et mis sa siis nüüd edasi teed ja siis ma ütlesin, et ma ei tea, et lähen Tallinna Ülikooli midagi õppima, et lihtsalt mingi paberi kätte saada, et küll ma siis pärast vaatan. Selle peale ta ütles mulle, et nii loll ja asju ei saa teha tüdruk. Ja siis ta helistas muusikakooli ühele oma tuttavale ja siis paar päeva hiljem ma läksin muusikakooli. Siis tema oli täiesti veendunud, et Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on mul õige kool. Ja ma ise ju tahtsin sinna ka minna, aga ma olin nagu realistlik. Ma mõtlesin, et sinna tavaliselt lähevad inimesed, kes on muusikakeskkooli lõpetanud või Georg Otsa või midagi sukest suurt jägedat. Et kuidas siis mina. Ja siis ma käisin muusikakoolis siis peaaegu pool aastat ja ma käisin 1–7 klassi siis läbi poole aastaga. Ehk siis ma olin circa 1 kuu olin igas klassis. Ja siis ma võtsin veel ka klaveri nagu õpetajalt tunde ja siis mul oligi see EMTA, see nii-öelda see sisseastumisleht, mis seal oli, et kuidas sinna sisse saab, et siis see oli ees ja siis ma muudkui käisin nende õpetajate juures, ütlesin, mul on veel seda vaja õppida. Ja siis käisin nendel katsetel ära ja siis sain oma erialapunktid ja asjad kätte täpselt nii palju, et saada EMTA-sse sisse. Ja ma arvasin, et sellega see raske osa piirdub. Aga tegelikult see alles algas. Aga ma olen väga õnnelik, et ma selles majas õpin ja selles, et Karin ei lubanud mul nagu lihtsalt seda unistust nagu tuulde lastes. Ma olen tõesti tahtnud alati saada õpetajaks. Muusika on ka olnud mu eluarmastus algusest peale. Et see on tegelikult ainuke loogiline valik mu jaoks. Et see Tallinna Ülikool oli minu jaoks lihtsalt selline kergem vastupanu tee. Lähen lihtsalt õpin midagi ja teen midagi. Wow, see on nagu praegu see vastus ka, ma arvan, et siit nagu tegelikult, et isegi kui meid praegu kuulavad inimesed, kes ei ole nagu muusikavaldkonnaga seotud, ma arvan, et see on nagu see, et nagu ükskõik, mis nagu olukord on, kui sul on unistuse eesmärk, siis sa saad selle täide viia ja ma arvan, et nagu mulle endale meeldib siuke sõna nagu mentor, et ma ei tea, kuidas sa seda muusikaõpetajat enda jaoks võtad, aga ma arvan, vähemalt selles olukorras ta kindlasti nagu andid selle impacti su elule. Et ma olen nõus, et nagu vaata siuksed nii-öelda pisikesed otsused, et kui sa poleks seda läinud oma muusikaõpetajaga rääkima, et kus su elu täna oleks, võib-olla. Siis ma ilmselt ei oleks siin, jah. Ja, et see on nagu mega äge, nagu ma sain siit nagu ka nii, nagu see on nagu kohe näha, et nagu sa liigud oma unistuse poole, et sa oled sellele kindlaks jäänud, on ju. Aga siis ma jõuangi, et ma arvan, et kui me oleme natuke nüüd rääkinud praegu sellest nagu muusikast, sest ma arvan, et sa oled nõus sellega, et ma ei mõelda, et muusika on sinu kirg, on ju. On. Aga mis sõna kirg sinu jaoks tähendab, et ära nüüd vasta muusika muidu, aga nagu laiemalt, et mis see kirg sinu jaoks tähendab? Minu jaoks on see tõesti see, et mis paneb su silma särama. Et kui ma räägin näiteks siis muusikast, mis on minu kirg, siis ma absoluutselt alati olen nagu 100% in ja mul silm särab ja ma ei ütle, et see ei ole nagu raske. Ja selles suhtes, et vahepeal ei ole sükast tunnet, et ma ei viitsi enam või ma ei taha. Aga see on nagu see, mis sind paneb hommikul nagu tõusma üles ja mõtlema, et okei, täna tuleb hea päev ja tore päev. Ja see, mis paneb sul silma särama ja mis sind nagu sütitab siiralt. Et kui sa seda teed, siis sul sees on päriselt nagu siuke heleleek, mis põleb. Okei, seda on lahe. Seda on inspireeriv kuulda. See on nagu, ma ütleks selle heleda leegi kohta niimoodi, et ma arvan, et
kui me alustasin sellega, et mis meie selle Power Estonia mõte ja nende laivide mõte on, siis ma arvan, et meie eesmärk laiemalt ongi inimestel see heleleekele põlema panna, et paljudel on see nii-öelda kustumas, et siin on näha, et sa nagu toidad seda leeki ise ja hoiad seda üleval, aga ma olen kindel, et igal teekonnal on ju vaata nagu mingid valed sammud, et sa enne mainisid seda, et nagu, et see muusikakoolist ära tulemine, aga kui sa nii-öelda täna, ütleme, raske on öelda, et kuna sa oled terve elu muusikaga tegelenud, et kui sa sinna karjääri algusesse oma tänaste mõtetega saaksid minna, ma nii raskeks seda olukorda ei tee, aga ütleme nii, et sa nagu põhiliselt, ütleme siis, saaksid nagu oma tänaste teadmistega just kogu muusika selles valdkonnas minna tagasi näiteks sinna, kus sa olid 10-aastane. Et mida sa teeksid, kas sa teeksid täna midagi teistmoodi või kas see teekond muutuks kuidagi, et kas sa teeksid võib-olla midagi kiiremini või teistmoodi? Ma arvan, et ainuke asi, mida ma tõesti muudaksin, ongi see muusikakooli teema. Et ma näen, selles mõttes, et ma saan praegu hakkama koolis. Küll aga mul oleks väga palju lihtsam ja mu põhi oleks palju tugevam ja ma saaksin kindlasti akadeemias rohkem areneda, kui mul oleks see muusikakooli põhi. Aga midagi muud, ma arvan, et ma ei teeks teisiti, sest ma arvan, et kõik on olnud täpselt nii, nagu ta olema peab. Ja võib-olla see muusikakooli pooleli jätmine pidi ka niimoodi minema, ma ei tea. Aga see oleks jah ainuke asi ilmselt, mida ma muudaks. Okei, seda on lahe teada. Aga ma vaatan siin, et nagu laiemalt, kui me võtame, ütleme sellega sinna siis ülikooli, ütleme mineku sinna alasse, et sa ütlesid, et see oli nagu teekonna algus tegelikult, et sa olid nagu ületasid need raskused, arvasid, et nüüd on nagu see lihtsa elu peale, aga kuidas sealt nagu see asi edasi läks, et ma mõtlen, et ütlesid, et seal on nagu raskused olnud, ja võib-olla see küsimus on nagu siis sellele suunatud just, et ka enne ülikooli tegelikult kindlasti sellele muusikaalas, ma arvan, et selleks nagu natukene ülekohus sinu suhtes, kui ma ütleksin nii, et enne ülikooli oli kõik lihtne, et see katse oli raske, ja ma olen kindel, et sul on muusika nagu alas ka olnud nagu just neid raskeid aegu, et mis on see, et nagu, üks on see, et sul nagu läheb selle silmadesse leek põlema, kui sa muusikaga tegeled, aga võtame siis laiemalt, kas siis muusikainimesed või ka üldse inimesed, kes tegelevad, liiguvad oma unistuste poole, aga vahepeal juhtuvad need raskused ja nagu, miski hoiab neid nagu tagasi, ei tule asjad hästi välja. Ja või tekibki sihuke tunne, et nagu võib-olla tahaks alla anda või midagi, et kas sul on siukseid olukordi on ja kui on, siis kas sa oskaksid nendele inimestele mingit soovitusi anda, et kuidas sellest nagu välja tulla või sellest üle saada? Ja mul 100% on selliseid asju olnud, et kui ma ülikooli läksin, siis mõtlesingi, et katsed on tehtud, nii ma olen EMTA-s, et mis siis nüüd enam, aga tegelikult siis see raskusi alles hakkas. Ja esimesed selline 2 kuud olid minu jaoks nagu hästi suur proovilepanek, et ma nägingi, et kust tulevad teised ja et ma ise põhimõtteliselt ei tule ju kuskilt ja eks ma ise nagu ka rääkisin, et ega ma ju ei oska midagi, eks ma vist tegin ka ennast nagu natuke nagu võib-olla alahindasin. Ja selles suhtes, et oli ikka raske ja mõtlesin küll, et ma ikka ei saa ja kui ma jõuludeni vastu pean, et siis ma lõpetan selle kooli, kui ei pea, siis ma ei tea. Aga ma arvan, et sellisel juhul on vaja lihtsalt sul selliseid inimesi ümber, kes sinusse usuvad. Muidugi sa pead ise uskuma, aga et minu jaoks kujunes selleks hästi kiiresti välja mu dirigeerimise õppejõud Andres. Ta on tõesti absoluutselt iga minu musta augu juures olnud selles suhtes, et kui ma olen olnud jälle pisaratega kuskil kooli peal ja öelnud, et mina enam ei jaksa ja ma ei saa ja ma ei taha, siis ta on öelnud mulle, et sa oled väga tubli, vaata kaugele sa oled jõudnud ja siis on parem. Ja pluss võib-olla ka see, et vahepeal võtta see aeg maha. Et muidugi see muusika on täpselt selline, et seda tuleb kogu aeg teha ja harjutama peab ka kogu aeg. Aga võib-olla kui on selline keerulisem aeg, siis nädalavahetuseks kuskil ära minna ja mitte üldse sellega tegeleda, et siis sa sütitad selle kire kuidagi uuesti. Okei, see on jällegi, ütleme, kuna me oleme erinevaid valdkonda intervjueerinud, siis on hästi huvitav see, et nagu mingid punktid on igas valdkonnas samad. Ja kui sa nagu tood praegu välja nagu toetava keskkonna, enne sa tõid välja mentori, ütleme teiste sõnadega, aga põhimõtteliselt valdkonnas sama on ja samas ka nagu see nii-öelda, ütleme, et tegelikult elu peab alati nagu mingil määral tasakaalus on, et sa vahepeal pead aja maha võtma, et siis on nagu, ma arvan, et siin tulevad ka välja need just, et ongi, et ükskõik, mis valdkonnas elus sa tahad kogule jõuda, siis sa pead nagu lähtuma mingitest asjadest. Ja mis ma arvan, et kõige paremini just nagu sinu puhul on ka näha, on see, et lisaks sellele, et sa nagu samm-sammult jälgid neid asju või need toetusmehhanismid on sul paigas, sa teed midagi, mis sulle meeldib.
aga ma siin vahepeal tuletan ka meelde meie vaatajatele, et kui on ka mingeid küsimusi siin praegusel hetkel laivis, siis saab julgelt kirjutada, küsida neid, saame neid ka juurde küsida. Aga mul on endal üks küsimus, mida ma olen küsinud siis just nagu enda soovil, mis ma ei ole kuskilt mujalt saadud küsimus, sest mulle soovitas seda küsimust küsida alates juba esimesest sellest laivist minu mentor kõigilt inimestelt. Et me oleme nagu praegu rääkinud sellest, kuidas sa oled neid raskusi ületanud ja kuidas sa oled täna jõudnud siia, kus sa oled. Aga ma arvan, et ka kõikidel edukatel inimestel on mingid asjad, mida nad teavad, et tegelikult peaks nagu rohkem pingutama, tegelikult peaks nagu millegiga veel tegelema, aga võib-olla see on nagu ebamugav või mingi mugavustsoon hoiab meid kinni. Kas sul on ka täna mingid valdkondi, kus sa tegelikult tead, et ma peaks nagu olema tublim, aga mul nagu mingi mugavuse asi hoiab mind tagasi. Ja kui sul on selline asi, kas sa nagu kuidagi, kas sul on mingi nagu tööriist tekkinud läbi aegade, kuidas sa ikkagi suunad end seda tegema? No ütleme, et nagu ma sulle enne ütlesin, siis muusika on alati harjutamine. Aga see on selline, ma ei ütle, et see on ebameeldiv tegevus, sest et minu kallis dirigeerimisõppejõud ütleb alati, et harjutamine peab meeldima. Ja eks ta mingil hetkel meeldib, aga kui on mingi raske asi ja välja ei tule, siis tahaks vahepeal noodid maha visata ja öelda, et mina ei viitsi enam. Ja vahepeal ongi see, et kui see on nagu liiga raske, siis see motivatsioon, et see on hästi ka hommikul kell 8 harjutama 8 tunniks surud, et see on nagu võib-olla selline raske ja kui mul esimesel aastal toimis see rutiin nagu väga hästi, et ma harjutasin piisavalt palju, siis teisel aastal ma olin kindlasti natuke luhem. Ja ma kindlasti nii palju harjutanud, et ma arvan, et see on üks selline nagu nii-öelda puudujääk. Ma ei ütle, et ma üldse ei harjuta, sest niimoodi ei saa seal koolis. Küll aga ma näen, et ma võiks palju rohkem, siis ma jõuaksin palju kaugemale. Okei. Ja siis ma tegelikult jõuan üks asi vaatutama, teine õppeaasta saad vähem harjutanud, aga kas siin on mänginud rolli ka see praegune olukord meil tiimist? Ma mõtlen, et tegelikult see on ka võib-olla hea teema, millest nagu rääkida, sest kui me võtame laiemalt muusikainimesed, siis teatriinimesed, ma arvan, et see ei ole praegu nagu see COVID-i aeg ei ole praegu hea aeg, on ju. Et kuidas sa selle oled üle elanud, kuidas see on nagu su õpingutele mõjunud, kuidas see on nagu olnud? Esimene aasta, ütleme, kui see eelmise aasta märtsis hakkas, siis meil läks kool nagu täiesti kinni, aga kuna meil on nii palju praktilisi aineid, mida ei saa näiteks teha kuskil läbi Zoomi, näiteks dirigeerida ma ei saa läbi Zoomi, siis need asjad jäidki reaalselt 3 kuud ära ja ma tundsin nagu suurt tühimikku. Ja siis küll aga nagu nüüd meil kool nagu toimis kuidagi paremini, et sellised individuaaltunnid ja väga praktilised ained võisid nagu toimida. Näiteks ka praegu meil toimub koor lihtsalt selle vahega, et iga hommik me teeme neid kiirteste ja siis saab nagu proovi minna. Küll aga selles suhtes tõesti, et eks see on meid väga palju mõjutanud, et mind just nagu see, et mul just selle meeskooriga nagu ma just sain endale nagu selle kindluse, selle, et me saime nendega esineda ja mulle väga meeldib nendega töötada ja siis läks niimoodi, et me ei saanudki ühesõnaga mitte midagi teha. Et selles suhtes see ikka mõjutab, et kogu see kooritöö ja üldse, mille pärast see laulupidu ka ju edasi lükati, et koorid on vormist ära. Isegi professionaalsed koorid nagu näiteks ka meie enda ENTA, et ega ei ole sama, mis siis, kui sa kogu aeg ikkagi koos harjutad ja laulad. Okei, see on täitsa arusaadav. Aga sellega tegelikult, kui me praegu mõtlemegi, et ütleme, et kui nüüd täna meil keegi kuulaja mõtles ka, et tahaks näha seda sinu dirigeerimist või kuulda siis sinu laulmist, on ju. Et kas sul on ka mingid selles suhtes võib-olla kanaleid või asju, kus saab midagi sinust kuulda või sa juba tead mingid esinemisi ja asju ette, kus nüüd, nagu me praegu näeme, tundub, et olukord läheb nii, et mingid esinemisi asju saab varsti jälle olla, et kas sind võib kuskil näha, kuulda või siis saab läbi veebi sind kuulata? Üldiselt ma suvel ei luba midagi, sest suvel ma keskendun oma teisele kirjale pensionile. Aga ütleme, et sügisest ilmselt tõesti saab kuulda mind jälle. Küll aga üldiselt ma panen jaama sotsiaalmeediasse ikkagi aeg-ajalt mingid laulmisi ja mingid juhatamisi, aga lihtsalt ongi see, et praegu ei ole väga olnud nagu kohti, kus käia ja laulda. Küll aga ma ikka vahepeal Instagramis laulan ja siis saab seda sealt kuulda. Okei, no võt siis see on praegu kõige näha, et siin on ka see turundustriks, et näete, et kui tahate kuulda Avelit laulmas, siis ei jää muud üle, kui peate teda followma. Et see on väga hea. Ma pean ise vist hakkama ka laulma, siis ma saan ka endale jälgijaid niimoodi juurde, et kui tahate mind laulmas kuulda, siis selle jaoks pead mind jälgima hakkama. Siis tuleb õppima enne. Aga ma mõtlen siin, ütleme, üks on nagu see, ütleme siis see erialane pool, mis on olnud sul kogu selle
selle muusikaga, aga kas sul on ka mingid võib-olla välised mingid ma nagu olen vist praegu aru saanud, et suur nagu see muusika eeskuju on sul olnud su enda isa, aga kas sul on veel mingeid inspiratsiooniallikaid, võib-olla mingid raamatud ja asju, mis sul on nagu kinnitanud, et see muusikavaldkond on just sinu jaoks või kas sul on nagu mingi muusikamaailma eeskuju, kelleks sa nagu tahad siis ükspäev saada? See on ka siuke hea küsimus. Ma üldiselt ei ole liiga suur raamatusõber kahjuks. Ja sellisel suhteliselt võib-olla laisal ja lihtsal põhjusel, et mul ei ole seda aega. Mul tõesti ei ole päevas neid tunde. Kindlasti saaks, kui ma võtaks selle aja, aga üldiselt ja ma ei saa ka öelda, et mul oleks muusikamaailmas mingi hullult suur eeskuju. Ma lihtsalt pigem ma nagu näen nende õppejõudude pealt, et milline õpetaja ma ise tahaks olla ja milline ma ei tahaks olla. Ja selles suhtes, et ma arvan, et see kõik tuleb nagu kogemuste pealt, et mida rohkem ma inimesi näen, seda rohkem ma saan aru, mis on minu tugevused, mis on nende tugevused, mida ma saaks enda puhul veel arendada. Et ma ei saa sulle öelda, et mul on mingi hullult suur eeskuju, kelle moodi ma tahaks olla, et Eestis on ka nii ägedaid dirigente ja nii ägedaid pedagooge. Et ma arvan lihtsalt, et kõigist tuleb võtta nii-öelda mingi parim ja siis ise lihtsalt olla see parim versioon endast ja siis mingis mõttes ka nendest. Väga hea. Siit ma saan ka tegelikult järgmise küsimuse või mõtte laiemalt. Ma teen vahepeal märkmeid ka, et ma võisin ka praegu öelda, et me oleme siin rääkinud ja samal ajal, kui ma küsimusi olen siis küsinud, et siis ma arvan, et kui meie kuulajad on ka kuulanud, siis on palju märkmeid saanud, et mul on nagu ühe lehe jagu märkmeid juba, nii et ma arvan, et siin on häid neid mõtteid olnud väga palju. Aga mul on siuke nagu huvitav küsimus, et ma ei tea, kas sa oled selle mõelnud, see on siuke töövestluste küsimus tavaliselt. Et kujuta ette, et on aasta 2031 ja sul on Avelil on siis läinud muusikamaailmas kõik täpselt nii, nagu ta on plaaninud, et kus sa oled, mis sa teed ja kuidas sind inimesed teada võivad? Mu väga suur unistus, mul on 2 väga suurt unistust. Mu esimene väga suur unistus on see, et mul on selleks ajaks oma stuudio. Ma ei näe ennast tänasel hetkel tavakoolis muusikaõpetajana väga lihtsal põhjusel, sest mulle ei meeldi endale väga muusikaajalugu. See ei pane mu silma väga särama. Küll aga kui ma saan tegeleda inimestega, kes tahavad siiralt laulma õppida ja kellel see muusika huvi on sama suur kui minul, siis ma tahaks tegeleda just nendega. Ma tahaks, et mul oleks üks väike armas kollektiiv, kes teab väga täpselt, mida nad teevad ja see oleks selline koht, kus ükskõik kui vanad ja noored saavad tulla ja teha midagi, mis neile väga siiralt meeldib. Ja teine mu väga suur unistus on olla ühel hetkel laulupeo dirigent. Mulle see koorijuhtimise pool meeldib kuidagi väga eriti, et miks me ka seda koori hakkame tegema, on see, et lihtsalt see laulupidu on nii äge ja ise kuskile niimoodi jõuda, et jah, ma küll ei tea, kas ma 2031 tõenäoliselt ma siis veel kohe dirigent ei saa olla, aga küll aga midagi sinna poole ja mul kindlasti on oma koor vähemalt 1, kui mitte rohkem. Väga lahe. Siis ma tean, et tulevikus mõnda laivi me kutsume seda koos kooriga juba laulma. Ma ei tea, kuidas see laivis välja näeb, aga meil kahjuks jookseb siin aeg väga kiirelt peale, aga mul on tegelikult veel mõned küsimused ja mõned mõtted, mis ma nagu tahaks küsida. Aga ma arvan, et kõige siukse võib-olla tähtsam küsimus on see, et kui sinu kirg on muusikavaldkond, siis kui ma lähen korraks nagu väga materiaalsetesse põhjustesse, ma arvan, et kui inimene täna otsustab, et tahab laulma hakata, siis ta nagu peab algul vähemalt tegelema muusikaga nagu kõrvalkohana, kui ta just ülikooli ei lähe seda õppima, et mis oleks nagu siuke võib-olla soovitus nagu sellele inimesele või asjale, et kui sul on nagu et kas või see, kuidas sa jõuad selle, ütleme ka siis näiteks, kui sa teedki muusika poolt koos ja sa teed nagu seda pensioni poolt koos, et kuidas sa nagu hoiad neid balanssis, et miks ma selle küsimuse välja toon, on see, et sinul on see muusika ja töö, aga ma tean, et paljud alustavad ettevõtjad näiteks käivad tööl ja siis õhtul proovivad tegeleda oma siis selle ettevõtlusega ja tihtipeale ikkagi juhtub nii, et nagu meil on nagu see kohustus selle nagu võib-olla tööandja ees nagu suurem ja siis õhtul selle väsimuse ajal saab hoopis enda asjadest nagu kõrvale viilida. Et kus on nagu võib-olla see sinu soovitus, et kuna sa nagu tegeled ikkagi väga mitme asjaga nagu, ma julgen öelda täiskohaga, siis kuidas sa leiad selle energia või kuidas sa nagu jõuad end jagada nende erinevate asjade vahel? Ma arvan, et mõlemad asjad peavad meeldima, et ka see põhitöö nii-öelda, mida sa teed siis sellepärast, et üür oleks makstud,
siis ma arvan, et mõlemad asjad peavad meeldima. Et vahel on ikka, et praegu on ka, et mul hakkab sessi aeg, mis tähendab, et mul on tohutult kiire. Mul on üks eksam ajab teist eksamitega ja siis on mingid referaadid ja muud asjad. Ja siis on töö ja siis ongi nagu vahel selline tunne, et ma ei jõua ju kõike ja ma ei tea nagu, millele ma peaksin rohkem pühendama või panustama. Aga ma arvan, et siis tasub ka korraks sisse välja hingata ja hakata nagu võtma nagu päev päevahaaval, et sul on homseks vaja see teha, siis sa teed täna selle ja siis on tööpäev ja siis sa tegeled ainult tööga. Et kuidagi niimoodi ennast nagu fookuses hoida, et ma ei ütle, et töö on mul täpselt sama tähtis kui kool. Küll aga ta ei ole kindlasti mitte mulle nagu liiga vähe oluline, et töö on mulle ka siiski väga oluline ja see on täna ju see, mis mulle ikkagi leiva lauale toob selles suhtes, et ma ju veel erialaselt nagu ei tööta. Aga ma arvan ja, et selle võlu on ikkagi see, et kui sulle mõlemad asjad meeldivad ja sa hoiad oma selle päevaplaani nagu väga paigas ja sa ei pane nagu ühte liiga kõrgele ja teist liiga madalale sinna nagu pedestaalile nii-öelda, siis nagu siis ma arvan, et see toimib, et kui nad on sul suhteliselt võrdsel kõrgusel. Okei, väga hea. See on, ma arvan tõesti, see on tegelikult ka nõuanne, mida paljudel inimestel on vaja, et ma arvan, et me peame kunagi sind kutsuma eraldi laivi, et saad ka meie pensioni teemast rääkida, et ma arvan, et see on ka pikk teema, millest me võiks rääkida, et ma tean, et see on palju küsimusi tekitav. Ma ei kuulnud, mis ütlesid? See ei ole liiga huvitav tavaliselt, sellega ei taha väga keegi tegeleda. Okei, no sellepärast ongi, et kuidas sa tegeled valdkonnaga, millega enamus ei taha tegeleda. Aga kuna meil jookseb aeg täna peale, me täna sinna teemast ei saa minna, aga kui nüüd võtta kogu see live kokku ja mõtleksime nii, et meiega näiteks, et sa saaksid ühe mõtte jätta endast maha siis kõigile meie kuulajatele, et mis see mõte oleks, et kui kõik muu nad unustaksid ära, mis me täna rääkisime, aga et üks asi, mis sinust jääks meelde, et mingi mõte või kuidas sa tunned, näiteks üks mõte, mis siis sind kõnetab kõige rohkem? Kõik on võimalik, nagu päriselt ka. Et ma arvan seda, et ma olen suhteliselt hea näide, kuidas mitte kuskilt saab kuhugile. Aga selleks on vaja lihtsalt seda suurt pühendumist, seda, et sa ei anna alla, ikka on raske, lihtsalt siis tuleb korraks sinna paika jätta ja siis hakkad uuesti pihta. Ja kui sul on see toetus, nagu minul on, ma olen nendele õppejõududele väga-väga tänulik. Ja kui sa ise tead nii täpselt, kuhu sa tahad jõuda, siis ma arvan, et kõik on võimalik. Super. Ma arvan, et kui kõik inimesed mõtleksid ja lähtuksid sellest mõttest, oleks meil palju-palju edukam ja ägedam ja vahvam maailm. Aitäh sulle, Aveli, tulemast. Tõesti, see aeg on läinud nagu väga kiirelt ja ma arvan, et me räägiks veel, aga kahjuks see aeg jookseb peale. Aga suur aitäh sulle tulemast ja näeme kõikide meie vaatajatega juba järgmisel teisipäeval meie järgmises laivis ja ilusat suvist kevadist õhtut ja selle jätku. Okei, tšau!